No nii, jälle uus osa. Et nädalad mööduvad nii kiiresti, et keeruline on sammu pidada kohe. Ilmselt ma teen siis vahelduseks mõnda aega üksi neid osasi. Ja edaspidi siis, eks ole näha, et keda ma külla kutsun ja kus ma neid osas siis salvestan. Et mul mitte midagi nagu planeeritud hetkel ei ole. Aga tänane teema. Kas oled kunagi omale siis öelnud, et ma saan iseenda parimaks versiooniks? Et me kõik ju tahame saada parimaks iseendaks, aga väga vähesed ju tegelikult teevad seda. Et me oleme oma suurimad vaenlased, kui teemaks siis tuleb edu saavutamine, unistuste täide viimine ja elamine siis oma tõelise kire ja eesmärkidega. Aga loomulikult iseenda parim versioon on ka täiesti suhteline mõiste. Et see, mis on sinu parim viis, ei ole sama, mis on sinu perel või sõpradel siis. Et seda arvestades siis sul ei ole mõtet omale anda siis hinnangut, et võrreldes end teistega. Et selle asemel tea iseenda siis seda kindlat seletust sellele, et mis on sinu jaoks parim versioon endast. Ja parima versiooni all ma mõtlen siis just arendada seda, kes sa oled sisemiselt. Ehk siis oma uskumusi, oma väärtusi, oma vigu. Et teada siis, kes sa sisemiselt oled ja siis seda unikaalsust arendada nii hästi, kui sa oskad. Et tihtipeale me ei taha seda teha, kuna kardame muutust tuua siis midagi uut oma ellu. Et oleme nii harjunud oma vanade uskumustega, et mis ei lase meil siis saada iseenda parimaks versiooniks. Aga samas ju muutus on ju ainus järjepidev asi siin maailmas. Et see ei ole kunagi liiga arenenud või liiga vana, et tuua siis muutust oma ellu. Et kui mõni arvab, et ta on seisakus ja enam ei muutu, et siis see tegelikult ju ei toimi nii, et selleks on ju loodus, on ehe näide. Et sa kas kasvad või sured, et midagi vahepealset seal ei toimu. Seega oma parima versiooni siis loomine iseendast on siis väga olulisel kohal, et see tunde end siis hästi ja rahul olevana. Ja mis see nagu üldse tähendab, et saada iseenda parimaks versiooniks? See tähendab seda, et teha asju iga päev paremini, luua paremini, teha rohkem, olla rohkem tänulikum, saada paremaks, kui me olime eile. Et igapäevane areng. Et me mõlemad ju teame, et areng võrdub õnnelikkusega. Et vahet ei ole, milline areng. Igal juhul, kui sa saad iga kord paremaks, kui sa olid eile, jutumärkides eile siis, eks, võrdub see õnnelikkuse ja rahuloluga. Et ma toon näiteks videomängud. Kui sa mängid ühte mängu, kus on üks tase ja üks ülesanne ja sa teed seda kogu aeg ära ja siis hakkad jälle uuesti otsast peale pihta. Et see ju tüütab sind ju tegelikult täiesti ära, sest sa ei jõua nagu sellega mitte kuhugi. Et sa lihtsalt nagu kordad seda ühte samat taset siis mitu korda. Aga samas, kui sa teed selle taseme läbi ja sa saad erinevale tasemele, ja liigub kogu aeg edasi, see tekitab tegelikult hasardi ja heaolu tunde. Et sa tahad edasi areneda järgmisele tasemele saada. Et sa tunned end hästi, sest edasi areng võrdub alati heaolu tundega. Ja kuidas siis saada iseenda parimaks versiooniks? Või kuidas saada paremaks, kui me olime eile? Et väga hea küsimus, et ilmselt oled neid pidevalt kuulnud. Aga kuidas siis seda nagu praktiliseks muuta ja kuidas liikuda siis enda parimaks versiooniks saamise suunas. Et ma teen selle kolmeks praktiliseks sammuks, et mis siis suunavad iseenda paremaks versiooniks saamiseni. Et esimene punkt on teadmine, kus sa nüüd hetkel oled. Kus sa oled nüüd ja praegu. Et saada paremaks iseendaks, sa pead aru saama, kus sa praegu hetkel oled. Et siis millest siis edasi liikuda enda parimaks versiooniks. Teine punkt on, kuhu ma tahan jõuda. Et milline on see parim versioon, milline see välja näeb, et kuhu sa tahad jõuda. Sest sa ei tea, kuhu sa liigud, kui sa ei tea, kuhu sa tahad minna. Et milline see parem homme välja näeb, eks. Ja kolmas punkt on, mida ma olen selleks valmis tegema, et sinna jõuda. Et mida ma olen võimeline selleks tegema. Et ma toon näiteks selle, et kui ma olen liikluses
et Tallinnas liigeldes on ju ülilihtne, et sul tekib stress, kui istud nendes ummikutes ja fooride taga. Et muidu võib-olla jõuaksid sihtpunkti 15 minuti jooksul, aga liigud siin hoopis 2-3 korda kauem. Ja mõni auto ilmselt reastub veel vahele ka ja jääb kuskile foori taha kinni. Et suht lihtne on nagu see stressi tekitama. Ja eriti kui tead, et ei saanud veel õigel ajal kuskilt liikuma ka. Et sellega ma siis tean, kus ma nagu olen, eks. Et esimene punkt. Teiseks on siis see, et mida ma siis tahan saavutada sellega. Et kuhu ma tahan jõuda. Kui mulle ei meeldi see situatsioon, siis mida ma tahan muuta. Et minu puhul on siis lihtsalt olla rahulikult ja nautida ümbrust. Panna võib-olla tähele, et mis ümberringi toimub, ümberringi inimesi, lihtsalt olla kohal. Vahet ei ole, kas sõit on 10 minutit või tund aega, eks. Et lihtsalt nautida seda hetke ja olla kohal. Tunda siis rõõmu nagu sellest kogu päevast ja võib-olla tunda lihtsalt rõõmu sellest, et mul üldse auto on. Aga kuidas siis seda nagu olukorda ära kasutada, et saada siis paremaks iseendaks ja olla rahul selles konkreetses olukorras ja nautida siis seda. Et mida ma olen selleks valmis tegema ja et seda saavutada. Et 3. punkt siis, kuhu ma jõuda tahan, eks. Et minu jaoks, kuidas siis seda olukorda muuta, on siis see, et kui ma kuulan autos näiteks podcast'e või mingit audioraamatut, muudan lihtsalt selle olukorra enesearenguks. Et siis ma olen loonud nii-öelda negatiivse olukorra positiivseks. Ja see võib olla isegi hea tegelikult, kui ma midagi asjalikku saan veidi pikemalt kuulata, tänu sellele, et ma istun seal liikluses pikemalt. Et see on siis 5, kuidas nagu mina kasutan ära hetki päevas, et saada siis nagu parimaks versiooniks iseendast. Aga kuidas siis sina saad iseenda parimaks versiooniks? Et sa võid seda kasutada igas olukorras. Tahad näiteks luua paremaid suhteid, tuua või tunda end paremini iseenda kehas, süüa tervislikult, ma ei tea, luua klientidega näiteks paremat sidet. Et alustagi sellest siis teadvustamisest, et mis olukorras sa hetkel oled, siis sellest, et kuhu sa tahad jõuda ja mis sa oled valmis selleks tegema, et seda saavutada. Et enda parimaks versiooniks saamine on ju tegelikult järjepidev protsess. Tasub alustada lihtsalt väikeste mõtete muutustega ja pika aja peal oled sa juba nii palju edasi arenenud, et sa ei tunne ise ennast äragi. Et ei ole lihtne nagu selles suunas liikuda, aga see tasub end igal juhul kuhjaga ära. Ja kui kõike tundubki tegelikult olevat liiga palju, siis väga lihtsalt saad alustada nii, et kanna lihtsalt hoolt oma keha ja tervise eest ja kõik muu hakkab järgnema. Lihtsalt jäta see meelde, et kas sa kasvad või sured, täpselt nagu looduseski. Nii et selline lühike osa ja kui sulle see osa meeldis, siis ole hea ja pane sellele podcastile 5 tärni tagasiside. Kohtumiseni!